Unistama on väga oluline, sest see loob perspektiivi emotsionaalsel maastikul. Läbi unistamise avastad iseenda eripärad ja hakkad aru saama, kuidas sa paigutud selles suures maailma ekraanis, milline piksel sa seal oled. Igal eestimaalasel oli see Eesti vabaks unistus ja kui siis ma õmblesin kodus seda esimest sinimustvalget kokku, et võt siis ma tundsin ka, et midagi suurt on toimumas ja mina olen selle väike osa ja see oli väga-väga hea tunne. Unistamine on tervislik viis endaga ühenduses olla. Natuke on seal sellist nagu lapselikku aspekti, mis on ka alati väga tore. Unistus on väga oluline, et mentality ja samuti nagu positiivne elada. Ja mida rohkem sa lubad endale unistada, seda rohkem sa saad iseendaga ühendust. Sa lood tunde, siis sa unistad sinna tunde peale mitmeid erinevaid kihte, kuni nad muutuvad selgeks. Värvid, lõhnad, isegi kujund. Ja unistamise juures alati ongi oluline see, et töötaks see valem, et alguses on unistus, siis on plaan ja siis on teostus. Ja kui läheb eriti hästi, siis on ka tähistamine. Ma olen unistanud läbi laulu ju kordi suurest kirglikust armastusest. Ja minu laulud on kas kinnitanud unistusi või kutsunud neid ellu. Ja läbi selle ma tean, kui suur jõud on, kui oma häälega läbi tunnetada seda, kui sul mingi olukord käes oleks. Et me ei unustaks ära seda lapselikku rõõmu, et missugune minu tulevik võiks olla. Sest see tulevik võibki selline olla, nagu sa unistad ja nagu sa tahad teha. Unistuste täitumine ei ole alati kiire, see ei ole alati sirgejooneline protsess. Ma alati kirjutan päevikku, sest inimese on alati unustab, mis ma mõtlesin eile ja mis ma sain näiteks elust. Pärast seda ma võin vaadata, mis on minu isiks ja mis on minu tugevus. Unistamine on julgetele. Unistamine nii, et sellest on märk maas. Ja mulle tundub, et Eesti on need julgeid täis. Mida selgemini sa oled unistanud endale, seda selgemini sa teed ka oma elus mõttega otsuseid. Vanad targad on rääkinud mitmes erinevas keeles, mitte ainult meie Eestis. Et saad maailmalt seda, mida sa sinna ise annad, mis sa sinna ringlusesse annad. Kui me õpime ise ennast märkama, siis me oskame ka teisi märgata. Et see võiks olla selline, nagu Šveitsis on pangad, Eestis võiks olla unistuste pank. Eesti võiks olla see koht, kus inimesed tulevad õppima unistama. Kõik, kes te tulete unistama nüüd 2 kuu jooksul ja eriti sellel 3. mail, sellel talgupäeva unistusel kaasa lööte, et olge ettevaatlikud. Ma olen omal nahal korduvalt näinud, et unistused lähevad täide. David suutis ka kivilinguga koljardi maha lüüa, nii et unista. Ja nüüd üleskutse kõigile eestimaalastele. Palun pange oma unistused kirja hakkablooma.ee enne 20. maid.